Kertu Jallai, Tallinna Ülikool on valitsev Eesti meister, aga nüüd on peatreener vahetunud siin suvel, et kuidas olete uue treeneriga kohanenud? Ma arvan, et me oleme kohanenud uue treeneriga küllaltki hästi, et meie mäng on muutunud rohkem agressiivsemaks, kiiremaks ja kõik hetkel läheb plaanipäraselt. Võrrelda Üllar Kerdet, Kersti Sirelit, milline on ühe, milline teise treeneri käekiri? Tegelikult on päris raske võrrelda, aga hetkel on nagu niimoodi välja kujunenud, et kui me eelmine aasta rohkem mängisime kombinatsioone, siis Kerde nagu trennis ütleb, et ei taha väga kombinatsioone mängida, et mõtleksime peaga ja rohkem sellist vabat mängu. Ja kui vaadata, et ka suurima konkurendi peatreener on vahetunud, et kas see tähendab, et võib siiski natukene teistmoodi hooaega, teistmoodi mänge oodata, kui eelmisel aastal oli? Kindlasti ja palju mängijaid on vahetunud, neil on juurde tulnud, meile on juurde tulnud ja ma arvan, et siin on kõik kaardid segi löödud. Kuidas 1-1-8-2 mäng võib Howard Playeri tulekuga muutuda? Ma ei oska öelda, et alles hooaeg hakkab pihta ja eks paistab, et kindlasti ma arvan, et see annab ka neile mängijatele palju juurde, et värskust ja võib-olla teistsugune treeningmetoodika ja eks näeb. Juba reedel? Just nimelt reedel. Peatreener ütles praegu välja, et keegi võiks Eesti-Läti liigast ka medali ära tuua. Kas näed seda võimalust reaalsena, et lätlannadelt see vähemalt üks medali kohta ära võtta? Miks mitte, et kui leiame enda mängukindluse ja ma arvan, et see on tõesti reaalne. Et seal on ka tugevad võistkonnad, aga me üritame endast maksimumi anda. Eesti liiga finaalis kohtuvad ikka vanad tuttavad või lasete kellegi vahele? Ei, meie küll ei tahaks sinna kedagi teist lasta. Aitäh ja edu hooajaks. Aitäh!